Okei, nii, palun vabandust, ehk siis jah, internet ei suutnud tänast laivi edastada, nii et ma lihtsalt salvestan selle ja siis hiljem laen selle üles ja siis saate vaadata järgi. See ei ole küll sama ka mitte minu jaoks, aga vähemalt saan edasi anda. Et siis täna tõlkisin siis Joe Dispenza videot, et mis selle video nimi oli, lõdvestu ja sa manifesteerid kõik, mida soovid. Ja kes siis on Joe Dispenza? Joe Dispenza on Ameerika teadlane, neuroteadlane ja enesearengu ekspert, kes on tuntud oma tööga mõtte, emotsioonide ja kehavaheliste seoste uurimisel. Ta on kirjutanud mitmeid populaarseid raamatuid nagu Becoming Supernatural ja Breaking the Habit of Being Yourself, kus ta ühendab teaduspõhise info, näiteks neuroplastilisuse ja kvantfüüsika, praktikatega, mille eesmärk on aidata inimestel muuta oma elu läbi teadliku mõtlemise ja emotsionaalse seisundi muutmise. Dispenza keskendub eelkõige sellele, kuidas südame ja aju kooskõla ning positiivne enesetunnetus võivad aidata inimesel terveneda, manifesteerida soovitut ja elada täisväärtuslikumat elu. Nii, teeme ühe reklaamipausi siia, ma ütlen ühe numbri ja siis pärast küsige kommentaarides oma numbrid ja ma vastan teile personaalsete sõnumitena. Mahatma Gandhilt, ole see muutus, mida soovid siin maailmas näha. Ole see muutus, mida soovid maailmas näha. Nii, hakkan pihta. Kas oled väsinud lõpututest manifesteerimisvideotest YouTube'is? Küsib ta. See võib olla ainus nõuanne, mida sa tegelikult vajad, seega kuula tähelepanelikult. Mis oleks, kui ma ütleksin sulle, et võti kõige soovitu rikkuse, armastuse, tervise ja edu saavutamiseks ei peitu mitte rasketes pingutustes, vaevas ja jõuga minemises, vaid sügavas energia mõistmises. Enamik inimesi ajab midagi taga, raha, suhteid, õnne, aga tõde on see, mida rohkem sa midagi taga ajad, seda enam sa tõukad sellest eemale. Selle endast eemale. Kõik on energia ja energia voolab sinna, kuhu su tähelepanu läheb. Tänane päev ei ole lihtsalt üks päev sinu elus, see on pööre. See on hetk, mil sa liigud elu sundimiselt selle lubamise poole. Ja täna selles videos sa avastad 13 võimsat energiaprintsiipi, mis muudavad täielikult seda, kuidas sa manifesteerid. Pärast selle video vaatamist ei näe sa end enam inimesena, kes ootab, et asjad juhtuksid temaga, vaid sa muutud inimeseks, kes tõmbab ja häälestub, kes pingutusteta meelitab enda poole võimalusi, küllust ja edu. See on nagu kõik mu videod, eks ole? Seega, jää minuga lõpuni, sest see, mida sa kohe kuuled, võib olla tähtsaim sõnum, mida sa täna saad. Alustame. Enamik inimesi arvab, et nende elu kujundavad teod, olukorrad või õnn. Aga mis oleks, kui ma ütleksin sulle, et kõik, mida sa koged, luuakse kõigepealt energiatasandil, enne kui see avaldub füüsilises maailmas. Teadus kinnitab seda. Kvantfüüsika tõestab, et kogu universum kuni väikseima subotomaarse osakeseni on lihtsalt vibreeriv energia. Sinu keha, sinu mõtted, sinu emotsioonid, see kõik on energia, mis pidevalt edastab teatud sagedust. Mõtle selle peale, kui sa tunned end enesekindlalt, rõõmsalt, rahulikult, näib kõik sujuvat lihtsalt. Aga kui sa oled hirmus, stressis või kahtlev, tundub nagu elu töötaks sinu vastu. See ei ole juhus. See on energia, mis reageerib sinule. Seadus on lihtne. Sa ei saa mitte seda, mida sa tahad, vaid seda, kes sa oled. Sinu energia määrab kogu sinu reaalsuse. Kui sul on olnud raskusi millegi manifesteerimisega, ei ole see sellepärast, et sa oleksid ebaõnnetu või et sul ei ole õnne või et see oleks ebaõiglane,
või et sa ei ole seda väärt, vaid sellepärast, et sinu energia ei ole veel vastavuses sellega, mida sa soovid. Ja kuidas me seda parandame? Vaat niimoodi. Vaata enda ümber. Iga ese, iga mõte, iga tunne, see kõik on energia, vibreerides erinevatel sagedustel. Teadus on juba tõestanud, et kõik on oma olemuselt energia, alates toolist, millel sa istud, kuni emotsioonideni, mida sa tunned. Aga siin läheb asi huvitavaks. Sinu isiklik, linnud siin sõitsid kiiresti must mööda. Sinu isiklik energiaväli mõjutab pidevalt ja on mõjutatud sind ümbritsevast energiast. Enamik inimesi elab teadvustamata, reageerides automaatselt igale energia, millega nad kokku puutuvad. Stress, negatiivsus, kahtlus. Nad neelavad need madalsageduslikud vibratsioonid endasse ja imestavad, miks nende reaalsus tundub raske, seisakuline ja muutumatu. Aga tõde on see. See inimene ei ole lihtsalt meie ei ole lihtsalt passiivsed energia vastuvõtjad, me oleme selle loojad. Energia, mida me maailma kiirgame, on see sama, mis meieni tagasi jõuab. See tähendab, et manifesteerimine ei seisne ainult positiivses mõtlemises, vaid sinu energia sügavas nihkes. Oma sisemise seisundi häälestamises selle reaalsusega, mida me soovime luua. Kui sinu sisemine energia vastab sellele vibratsioonile, mida sa soovid, siis hakkab reaalsus sinu kasuks painduma. Aga küsimus on, kuidas sa tegelikult muudad oma energiat. Mõtle endast kui raadiomastist, mis pidevalt saadab nagu antenn, saadab ja võtab vastu signaale. Sinu emotsioonid on see sagedus, mida sa välja saadad ja universum vastab lihtsalt saates sulle kogemusi, mis vastavad sellele sagedusele. Kui sa tunned tänulikkust, rõõmu ja küllust, oled sa häälestatud nende kogemuste sagedusele ja elu peegeldab neid sulle tagasi. Aga kui sa tunned pettumust, kahtlust või puudust, tõmbad sa jätkuvalt ligi olukordi, mis neid tundeid kinnitavad. Enamik inimesi proovib manifesteerida keskendudes oma mõtetele, korrates afirmatsioone või visualiseerides soove. Aga kui nende emotsioonid on mõtetega vastuolus, tühistavad nad oma manifesteeringu. Sa ei saa öelda, ma olen külluslik, samal ajal kui sa tunned sügavat rahalist stressi. Universum ei kuule sõnu, ta tunnetab energiat. Sellepärast ongi emotsionaalse seisundi muutmine tegelik võti manifesteerimiseks. Kui sa õpid oma emotsioone reguleerima ja oma sagedust tõstma, siis hakkavad asjad su juurde kergelt voolama. Võimalused ilmuvad, lahendused tulevad nähtavale. Õiged inimesed ilmuvad õigel ajal. Miks? Sest sa ei seisa enam energiavoolule vastu. Sa häälestud sellega. Küsimus on, kuidas murda välja madalsageduslikest emotsioonidest ja astuda kõrgemasse olemise seisundisse? Seda me kohe avastame. Enamik inimesi blokeerib oma manifesteeringuid alateadlikult, hoides kinni pingest, stressist ja kontrollist. Nad proovivad asju jõuga saavutada, muretsedes tulemuste pärast. Muretseme. Kontrollides pidevalt märke ja kaheldes protsessis, kui tulemused ei ilmu kohe kohale. Aga tõde on, energia voolab seal, kus pole vastupanu. Kui sa oled pinges, ärev või pingutad liiga palju, kiirgad sa puuduse sagedust. Sa annad universumile alateadliku signaali, et sul ei ole seda, mida sa soovid. See vastupanu aeglustab kõike. Aga kui sa lõdvestud, usaldad ja lased lahti, siis hakkab energia vabalt voolama ja see, mida sa otsid, hakkab sind otsima. Mõtle, kas oled kunagi midagi kaotanud? Võtme, telefoni, mida rohkem sa seda otsisid, seda raskem oli seda leida.
aga niipea, kui sa otsimise lõpetasid, see ilmus. Ja see on sellepärast, et kui sa lõpetad tagaajamise, lubad energial ümber korralduda sinu kasuks. Sama kehtib ka manifesteerimise kohta. Kui sa lased vastupanust lahti, sisened sa vooseisundisse, voolu ehk vooseisundisse, kus energia loomulikult häälestub sinu soovidega. Sinu mõtted ja tunded saadavad pigevalt energeetilise signaale kvantvälja. Aga siin on probleem. Enamiku inimeste energia on killustunud. Ühel hetkel tunnevad nad lootust tuleviku suhtes, järgmisel hetkel haarab neid kahtlus. Nad visualiseerivad edu, aga langevad frustratsiooni, kui tulemust ei paista. Seda nimetame me ebakoherendiks. Ebakoherent energiaks. Ma ei tea, kas see on eestikeelne sõna. Peaksin tegelikult selle välja vaatama. Coherent inglise keeles. Ebakoherent energiaks. Killustunud vastuoluline signaal, millega universum ei oska midagi peale hakata. Muide, ma tean, ma olen selle tõlkinud laupäeval. Teal Swan killustatus. Soovitan seda kindlasti vaadata ja teha, mitte lihtsalt vaadata. See on nagu üritada kuulata raadiojaama, kui kogu aeg segavad staatilised häired. Kuid kui su energia on koherentne, ehk siis kui su mõtted, tunde ja keha on täielikult joondatud, ehk siis nagu kõik on ühesuunaline. Kõik on joonduses. Muutud sa magnetiks soovitud reaalsusele. Teaduslikud uuringud südame ja aju kooskõlastatuse, see ongi kooskõlastatus vist, ma arvan, koherent ka. Ehk siis teaduslikud uuringud südame ja aju kooskõlastatuse kohta näitavad, et kui sa harjutad ülendavaid tundeid nagu tänulikkus, armastus ja rõõm, siis sinu energiaväli laieneb, sinu ajulained sünkroniseeruvad südamega ja tekib võimas harmoonia seisund. Selles seisundis sa ei igatse enam muutust, sa oledki see muutus. Nii et järgmine kord, kui märkad endas kahtlust, hirmu või stressi, küsi endalt, kas mu energia on kooskõlastatud, joondatud või hajutatud, killustatud. Mida rohkem harjutad end püsima energeetilises kooskõlas, seda kiiremini hakkad nägema muutusi oma reaalsuses. Enamik inimesi usub, et ainult mõtted loovad nende reaalsust, aga tegelikult ei loe mitte ainult see, mida sa mõtled, vaid loeb see, mida sa tunned. Sinu tunded toimivad kui energiasignaal, mida sa kvantvälja saadad. Mõtlema tunnetest nagu wifi signaalist, mis ühendab sind soovitud reaalsusega. Kui tunned ärevust, frustratsiooni või kahtlust, häälestad sa end puuduse ja võitluse sagedusele. Aga kui tunned tänulikkust, rõõmu ja kindlust, häälestad end külluse ja edu sagedusele. Siin teevad enamik inimesi vea. Nad püüavad sundida positiivseid mõtteid, kuigi sügaval sees tunnevad ikka veel hirmu ja kahtlust. Mis mu naaber nüüd siin tegema hakkas siis? Nad ütlevad, ma olen jõukas, aga tunnevad end rahaliselt murtuna. Nad kinnitavad, ma olen armastatud, aga sisimas tunnevad end väärtusetuna. Universum ei vasta su sõnadele. Ta vastab sõnade taga olevale energiale. Nii et selle asemel, et lihtsalt korrata afirmatsioone, muuda esmalt oma emotsioonid. Hinga sügavalt, nagu me oma meditatsioonides teeme, kutsu esile tunne, et sul juba on see, mida sa soovid. Ja lase sellel tundel täita kogu su keha. Kui su emotsioonid sobivad su kavatsustega, ei jää universumil muud üle, kui vastata su sagedusele. Kui sa lõõgastud, sisened seisundisse, kus energia liigub pingutusteta sinu kasuks. Siis hakkavad ilmnema sünkroonsused, tähendusrikkad kokkusattumused, ootamatud võimalused ja märgid, mis näitavad, et oled õigel teel. Näiteks need kellaajad me siin Scottiga ja nüüd Kataga ka, kui saadame neile üksteisele 12.12, 11.11, 22.22, 4.44. Mõtle hetkedele oma elus, kui kõik justkui klappis, võib-olla kohtusid kellegagi õigel ajal või ilmus mingi võimalus ei kusagilt.
See polnud juhus. See oli sinu energia kooskõlas lõputute võimaluste väljadega. Probleem on selles, et enamik inimesi on liiga hõivatud muretsemise, kahtlemise ja ülemõtlemisega, et neid märke märgata. Nad on liiga kiindunud sellesse, kuidas asjad peaksid juhtuma, selle asemel, et lasta neil loomulikult avalduda. Harjuta hoopis mitte tõrjumist. Õpi jääma rahulikuks, usalda protsessi ja usu, et kõik juhtub täiuslikul ajal. Mida vähem sa püüad asju sundida, seda rohkem märkad sünkroonsusi, mis juhatavad sind su soovide suunas. Kas sa oled märganud, et kui oled heas tujus, tundub kõik toimivat iseenesest? Inimesed naeratavad sulle, võimalused ilmuvad ja kõik kulgeb sujuvalt. Minul küll on. Aga kui oled stressis, vihane või pettunud, tundub, et kõik läheb valesti. Liiklus on hullem, inimesed on ebaviisakad ja takistused ilmuvad ei kuskilt. See ei ole juhus. See on energia, mis vastab energiale. Mida iganes me kant välja saadame, seda me ka tagasi saame. Kui keskendume pidevalt sellele, mis meie elus on puudu, siis me kiirgame puuduse energiat ja universum peegeldab seda meile tagasi. Kui me keskendume küllusele, tänulikkusele ja rõõmule, siis tõmbame ligi rohkem selliseid kogemusi. Võti on teadlikult jälgida, millist energiat sa endast välja saadad. Iga mõte, iga sõna, iga tunne loob energeetilise laine. Kui tahad muuta seda, mida sa vastu võtad, muuda seda, mida sa välja annad. Liigu läbi oma päeva avatud südamega, aita teisi midagi vastu ootamata ja kiirga seda energiat, mida omaks see inimene, kellel juba on see, mida ta ihaldab. Vaata, kuidas elu vastab. Energia ei ole ainult midagi, mis on väljaspool sind, see on sinu sees. Ja kui sa seda ei halda, võivad vanad tunded kehasse lõksu jääda ja takistada sind sinu manifesteerimisvõimet. Oled sa kunagi tundnud end väsinuna, raskena või takerdununa, teadmata miks? See on salvestatud energia mineviku kogemustest. Stress, südamevalu, pettumus, kõik see võib sinu sees edasi elada. Kui sa seda energiat ei vabasta, mõjutab see jätkuvalt sinu reaalsust muutes soovitud tuleviku loomise raskemaks. Kuidas seda vabastada? Liiguta oma keha. Tee trenni, venita, tantsi, hinga sügavalt. Tee asju, mis tõstavad su vibratsiooni ja vabastavad emotsionaalseid blokeeringuid. Võid päevikut pidada. Meditatsioon ilusti välja toodud siin. Isegi lihtsalt andestamine ja lahtilaskmine võivad su energiat võimsalt muuta. Muidugi andestamise kohta me juba teame, et seda ei saa sundida. Ka selle kohta peaks mul olema juba olemas video. Mida rohkem sa puhastad oma sisemist energiat, seda vabamalt saavad küllus, armastus ja edu sinu ellu voolata. Kujuta ette energiat kui jõge. Kui on takistused, ei saa vesi voolata. Aga kui need eemaldada, hakkab kõik liikuma kergusega. Võiks teha ühe reklaamipausi vahepeal. Teeme ühe reklaamipausi ja võtame siit järgmise suvalise numbri. Ei, seda ma ei võta, see on Joosepilt. Okei, ma ütlen selle ära, kes ma võtan midagi muud. Joosep pani mulle selle siia ammu. Kõik on kahtlased, kuni nad enam ei ole. Nii ma ütlen selle, inglid saavad lennata, sest nad võtavad ennast kergelt. Kui mõnus. Nii, lähme edasi. Joogipaus ka, sa ka joo. Pane ka oma pudeli peale mingi hea silt. Mul on siin. Sa väärid parimat, mis elul on pakkuda. Kui hea. Pane see oma veepudeli peale ja joo seda omale sisse. See on ka juba teaduslikult tõestatud, et sildid nagu printitud kas kujundid või sõnad mõjutavad seda, mis on vee sees, mis seal selle asja sees on. Vesi või mahl või tee või mis iganes. Nii,
enamik inimesi ajab oma soove taga paanika, ärevuse ja kontrolliga. Aga tõde on, mida rohkem sa midagi sunnid, seda rohkem vastupanu sa lood. Energia voolab loomulikult, kui sa lased tal voolata. Mõtle jõest, see ei torma, ei sunni ega nõua, vaid voolab vaevata kõige väiksema vastupanu suunas. Nagu kõige kergema vastupanu suunas. Põhimõtteliselt jah, siis nagu kõige lihtsamat teed mööda, eks ole. Jõgi ei mõtle, et ei, ma pean minema siit läbi. Ta läheb seal, kus on tal kõige lihtsam minna, eks ole. Sama kehtib energia kohta sinu elus. Hetkel, mil sa lõdvestud ja usaldad, et see, mida soovid, on juba sinu poole teel, liigud sa meeleheitest kooskõlla. Meeleheide tekitab energiablokeeringuid. See ütleb universumile, mul ei ole seda veel, mis ma omakorda hoiabki selle eemal. Aga kui sa lõõgastud ja kehastad tunnet, et see on sul juba olemas, muutud sa magnetiks kõigele, mida soovid. Võti on lasta tulemuse külge klammerdumisest lahti ja lasta energial loomulikult sinu suunas voolata, nagu jõgi, mis leiab tee ookeani. Iga võimalus sinu elus eksisteerib juba kvantväljas. Praegu eksisteerib versioon sinust, kes juba elab oma unistuste elu. See versioon sinust, kes on enesekindel, edukas, armastatud, terve ja külluslik. Sinu ülesanne ei ole seda tulevikku luua, vaid sellega joonduda. Kuidas seda teha? Ole see juba täna. Räägi nagu inimene, kellel see juba on. Kõnni enesekindlalt nagu keegi, kes teab, et see on tehtud. Tunne neid tundeid, nagu elaksid juba selles reaalsuses. Kui teed seda järjepidevalt, peab su praegune reaalsus sellele järele jõudma. Enamik inimesi elab reageerides oma olukordadel, oodates enne uskumist tõestust, eks ole. Tunneme ennast nüüd ära kõik, palun. Aga manifesteerimine ei toimi nii, sa pead kehastama oma tuleviku minast enne, kui tõendid ilmuvad. Energia ei vasta sõnadele, ta vastab sellele, kes sa oled. Üks suurimaid väärarusaamu manifesteerimise kohta on see, et pead oma soove taga ajama, see on illusioon. Kui sa midagi taga ajad, tegutsed sa puuduse seisundist. Ja puudus tõmbab ligi vaid rohkem puudust. Selle asemel, et taga ajada, hakka tõmbama, joonda oma energia. Kui tahad jõukust, tunne end jõukana just praegu. Kui tahad armastust, kehasta armastust praegu. Kui tahad edu, liigu läbi oma päeva nagu inimene, kes